selle õhtuga täna siin austame tegelikult absoluutselt kõiki teid, kes te olete geoteedid, kõiki teid, kes te olete selle erialaga seotud. Isegi kui te ei ole täna siin, siis teeme ise endale ühe suure aplausi. Ja lihtsalt tuletan teile meelde, et seda üritust ei saa meist mitte keegi enam mitte kunagi kogeda. 100 aastat see on võimas asi ja ma siiralt loodan, et ma näen täna siin tantsuplatsi ees esimest korda oma elus geoteete tantsimas. This evening honors all of those who have served this association and this profession, past and present. So welcome to all of our international friends. 100 aastat on väga väärikas iga organisatsiooni jaoks. Kuid geoteetide jaoks on see midagi enamat kui pelk ajajoon. See on lugu Eesti maa ja ruumi kujunemisest, hoidmisest ja mõtestamisest. Eesti maa ja ruumi ajalugu on tihedalt põimunud geodeesia arenguga. Nagu eelnevalt öeldud, te olete olnud kohal riigi sünnihetkedel, taastamise hetkedel ning ka kiire tehnoloogia arenguajastul. Te olete aidanud panna aluse maareformile, kinnistusraamatule, ruumiandmete süsteemidele
ja e-riigi lahendustele. Eesti vajab ka edaspidi tarku, vastutustundlikke ja pühendunud inimesi, kes aitavad meil mõista ruumi, tagada täpsust, teha paremaid otsuseid ja hoida tasakaalu arengu ja kestlikkuse vahel. On au olla teie partner. Palju õnne 100. sünnipäeva puhul! Tere õhtust! Look at what you have achieved. Estonia is globally admired as the ultimate estate. Today's Estonian surveyor navigate those same forests and cities, but armed with GNSS rovers, autonomous drones, high-definition laser scanner, and AI-driven models. As I highlighted in my presentation earlier today, your work has evolved dramatically. You are powering the e-Estonia paradigm with an advanced 3D cameras and seamless e-land registers. You are the vital data providers for the digital twins of smart cities like Tallinn. You are providing the millimeter precision required for colossal infrastructure projects like Rail Baltica, connecting the Baltics to the rest of Europe. And you are at the forefront of the green transition, mapping offshore wind farms in the Baltic Sea and monitoring climate changes in your forest. Yet, with all this technological power, from steel chains to satellites, one may ask, why is a professional association still necessary today? The answer is simple. Because technology does not build trust or expertise, professionals do. In an era of rapid digital transformation, the Estonian Association of Surveyors is more vital than ever. You are guardians of data ethics and continuous professional development. Speaking of trust and international collaboration, I must make a very personal and special mention tonight. I simply cannot speak about the Estonian surveying community without thinking of my dear friends Ugo and Mairold. I have had the great pleasure of knowing both of you for 10 years through our shared work at the Council of European Geodetic Surveyors, CLG. Over this past decade, I have witnessed your unwavering passion firsthand. You have been exceptional ambassadors, seamlessly bringing European surveying standards to Estonia, while proudly taking Estonian innovation to the rest of Europe. Thank you, Ugo and Mairold, for your enduring friendship, your leadership, and your dedication to our global professional family. Palju õnne sanipäevaks Eesti Geodeti juhing. Thank you. I have my office close to Berlin. I'm vice president of the German Association and vice president of the European Council of Geodetic Surveyors. And I like the corporate cooperation between surveyors in every country. So I know Mairold and Hugo too since 10 years, and we had a lot of nice experiences and the exchange of opinions about geodetic surveying. And again, I want to thank you all for being here and hope your Congress and this celebration will be very good for everybody. Thank you. First, I want to congratulate you for that. It's a great milestone for the organization and for all the surveys. And Latvia and Estonia has been always in history connected through culture, geodesy, and exactly the Struve geodetic arc. And we are happy that you have now reached our age. Yes, we are now 100 years. But we hope to continue for next 100 years. Be great, expressive, and beautiful, or something else. But let's send small gift. It's a level for the spirit for today, for the next 100 years, and all time to be a level. 100 years is an era in itself. Many significant events happened. We have, for the first time, three Baltic sisters declared our independence. We fought for it, we lost it, we regained it. And after that, you picked up the job that your predecessors started, and it seems this evening that you carry it well. So we would like to congratulate you on this and wish and hope that your job will have success in the future and will not be hindered or stopped in any way.
siis on meil hea meel ja suur rõõm täiendada ühingu auliikmeite ridasid. Arvoisa Jukka Artimo, Viron geoteettinen yhdistys myöntää teille kunniajäsenyyden tunnustuksena korvamattomasta panoksestanne EGYn uudelle perustamisessa sekä Viron ja Suomen välisen ammatillisen yhteistyön käynnistymisessä. Siinä luomallenne perustalla rakennamme tulevaisuutta. Kiitämme teitä yhdistyksemme puolesta. Jah, ta on juba 80-aastane, et siis me anname selle Niina Heiskale, kes viib talle selle kätte. Austatud Margus Saavik, Eesti Geodeetide Ühing tunnustab teie hindamatut isiklikku panust EGÜ juhatuse liikmena, kutsestandardite väljatöötajana ning arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu liikmena. Teie järjepidev ja vastutusrikas tegevus on andnud olulise panuse kutseala arengusse, selle professionaalsuse tugevdamisse ning eriala väärtustamisse ühiskonnas. EGÜ juhatuse otsuse alusel omistatakse teile Eesti Geodeetide Ühingu auliikme nimetus. Teie kaasabil rajatud vundamendile toetudes jätkab meie ühing oma arengut ja kestmist. Täname teid siiralt meie ühingu nimel. Meenutan neid inimesi, kes 40 aastat tagasi minule maalt pärit hobusega kohale sõitnud ehitusinsenerile avasid geodeesia maailma väravad. Nüüd ma olen päris mitu sammu suutnud selles maailmas teha ja ringi vaadata. Tänan kõiki neid kaasteelisi, kes aitasid need sammud teha. Veel kord suur tänu! Tänukiri. Austatud Taimi Lokotar, Eesti Geodeetide Ühing tunnustab teie hindamatut isiklikku panust EGÜ taasasutamisel, tegevust EGÜ liikmena ning pikaaegse Tallinna geodeedina. Teie järjepidev ja vastutusrikas tegevus on andnud olulise panuse kutseala arengusse, selle professionaalsuse tugevdamisse ning eriala väärtustamisse ühiskonnas. EGÜ juhatuse otsuse alusel omistatakse teile Eesti Geodeetide Ühingu auliikme nimetus. Teie kaasabil rajatud vundamendile toetudes jätkab meie ühing oma arengut ja kestmist. Täname teid siiralt meie ühingu nimel. Hea Geodeetide Ühing, head inimesed, head vanad, head tuttavad, head töökaaslased. Elus on nii, et praegu on minus väga üle vetk sellepärast, et ma saan näha inimesi, keda ma pole tükk aega näinud, kuid väga pikalt koos seda geodeesia vankrit vedanud. Tahan kõiki tänada ja soovida teile kaunist õhtu jätku, ilusat sünnipäeva ja elus õnne. Aitäh! Austatud Raivo Valner, Eesti Geodeetide Ühing tunnustab teie hindamatut isiklikku panust pikaaegse Maa-ameti peadirektorina Eesti geodeesia ja maakorralduse valdkonda arengusse.
Teie järjepidev ja vastutusrikas tegevus on andnud olulise panuse kutseala arengusse, selle professionaalsuse tugevdamisse ning eriala väärtustamisse ühiskonnas. EGÜ juhatuse otsuse alusel omistatakse teile Eesti Geodeetide Ühingu auliikme nimetus. Teie kaasabil rajatud vundamendile toetudes jätkab meie ühing oma arengut ja kestmist. Täname teid siiralt meie ühingu nimel. Tänan südamest kõiki oma endisi kolleege ja koostööpartnereid. Teie toetus, kriitika ja ühised arutelud aitasid mul kasvada nii spetsialisti kui ka inimesena. Auliikme nimetus on minu jaoks eelkõige kohustus hoida ja jagada kogemusi, toetada nooremaid kolleege ning panustada jätkuvad meie eriala arengusse. Meie töö loob aluse tulevikule nii sõna otseses kui ka ülekantud tähenduses. Suur tänu kõigile ja palju õnne meie 100 aasta täitmisel Geodeetide Ühingule. Edu ja jõudu! Tänukiri. Austatud Madis Kaing, Eesti Geodeetide Ühing tunnustab teie hindamatut isiklikku panust EGÜ taasasutamisel, tegevust juhatuse liikmena ning panust ajakirja Geodeet kaasautorina. Õppejõuna olete enam kui poole sajandi jooksul andnud märkimisväärse panuse maamõõdu ja kinnisvara valdkonna järelkasvu kujundamisse, suunates ja innustades mitmeid põlvkondi erialaspetsialiste. EGÜ juhatuse otsuse alusel omistatakse teile Eesti Geodeetide Ühingu auliikme nimetus. Teie kaasabil rajatud vundamendile toetudes jätkab meie ühing oma arengut ja kestmist. Täname teid siiralt meie ühingu nimel. Tänan. Nüüd tuleb loeng 45 minutit, aga täna ma nii pikalt ei tee, sest mul läheb Tartusse buss varem ära. Nii et räägin lühemalt, et siin saalis on ilmselt palju neid, kes on mu loengut kuulanud ja kes seda mäletavad, neid aastaid, mis on EPAs koos veedetud, aga selle ameti juurde sattusin ma tunduvalt varem keskkoolis õppides ja selleks oli meil Tõravere observatoorium ja nivelleerijad, kes viisid välitöödele, sai osaletud, nii et esimene kogemus oli praktika, nivelleerimislatt ja tipa-tapa kõndisid Saaremaale ringi peale. Kas teist on mõnel olnud õnnestunud Orissaarest Orissaarde jõuda? Ei ole. Nii et teisigi küsimusi on lahendatud maareformi käigus ja võib ütelda, et selle aja jooksul tuli nagu elus 2 korda ülikool lõpetada. Üks oli nõukaaegne Eesti NSV maakoodeks ja edasi maareform, elamureformid ja kõik need, mis olid, nii et need asjad on kõik ümberõppimise teel saavutatud ja veel kõnnin täitsa omal jala. Tänan. Austatud Maa- ja Ruumiameti peadirektor, Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, FIGI ja CLG esindajad, Soome, Läti, Leedu ühingute esindajad, EGÜ auliikmed ja liikmed ning kaaslased, head sõbrad, kolleegid. Mina kandideerisin esimest korda EGÜ juhatusse 2009. aastal noore ja ilusana. Nüüd ma olen lihtsalt ilus. 2010 esitlesin esimest korda tegevusaruannet ja me kandsime maha ligikaudu 8000 EKU laekumata arveid. Sisuliselt alustasime nullist. Täna 16 aastat hiljem on meil pangakontol 100 000 pluss eurot. See ei ole minu saavutus, vaid kõigi varasemate juhatuste töövili. Aitäh
kõigile panustajatele, ühingu liikmetele, liikmesfirmadele, ürituste korraldajatele ja osalejatele ja toetajatele. Kui ma 2 aastat tagasi juhatusse kandideerisin, siis lubasin tänasele üritusele kulutada 100 000 ja homsele peaparandusele 20 000. Raske südamega pean tunnistama, et ma ebaõnnestusin. Ma tahan öelda, et meie ühing toetub tugevale alusele, millelt on võimalik teha järgmine arenguhüpe, et olla parem esindaja liikmetele, olla valdkonna edasiviija ja tugev partner riigile. Meid ootavad ees suured teod, kuigi ma ei tea, mis ajast me tigusid kardame. Elagu geodeetide ühing, elagu Eesti! Kiirustan